ja ei. Igav ei hakka kodus nagu selles suhtes. Kogu aeg midagi toimub, kogu aeg on midagi lahendada, on ju. Ja isegi kui hakkab igav, siis mul on alati see hea variant, et ma saan, mul on igav, ma lähen kuulan, mida naabrid teevad. Ja see on väga lihtne minu jaoks, sest õnneks minu WC kostab väga hästi läbi ja ma kuulen kõike, millest naabrid räägivad. Ja veel minu õnneks on see, et minu naabrid räägivad tüüpiliselt väga kõrge detsibelli tasemega. Sest nad on sellised, nad on selline tülitseja paar, ütleme niimoodi. Need on klassikalised mingid mees ja naine, kes on 20 aastat koos olnud. Et, põhimõtteliselt kõik, mida teine teeb, ajab teist kettasse lihtsalt. Kõik käib närvidele lihtsalt. Kogu aeg on mingi, issand jumal, mida sa hingad? Pole 10 aastat magada saanud. Ja nagu kuuled kogu aeg seda ja see on nii põnev tegelikult nagu kuulata, mis seal all toimub, et nagu ma olen küll tänapäeva inimene, aga ma ei võta isegi telefoni enam vetsu kaasa. Iga kord, kui ma vetsu lähen, ma viskan telefoni lihtsalt kuhugi voodi peale, ma olen nagu, mul ei ole sind vaja, ma lähen vetsu, kohe hakkab kirgede torm. Ja mis on eriti lahe on see, et ma olen seal oma korteris elanud nüüd paar aastat ja ma olen nagu kuulnud, kuidas mu naabrid arenevad inimestena, nad arenevad paarina ja nad arenevad oma tülitsemises. Sest et alguses, kui ma sinna kolisin, ma kuulasin nende tülisid. Nende sõimamine, ta ei olnud väga sisutihe tegelikult. Aga nüüd nad on hakanud kirjutama nalju oma sõimamistes. Sest alguses lihtsalt nad lihtsalt karjust üksteise peale, et mingi naine oli mingi, et miks su must sokk padja peal on? Ja siis tüüp oli nagu, sinu juuksed on ka igal pool kogu aeg. Või siis, miks sa kogu aeg tööl oled? Tahtsid juurkaadasse minna, kus ma võtan raha? Mingi suht tühi mõttetu plähmimine, vaata. Midagi väga huvitavat ei ole. Aga siis see oli mingi paar kuud tagasi vist, kus ma olin vetsus on ju, ja ma kuulen, korralik tüli ikka käib, eks ju. Ja siis mingi hetk mees lihtsalt paneb, et muidugi ma vaatan teisi naisi. Sa oled meil ju frigiidne. Ja siis naine pani vastu, et mina, vaata ennast. Kurat, sinu riist on nagu Eesti majandus. Viimati tõusis Ansipi ajal. Ja ma olin vetsus nagu, kuule, see oli päris hea. Poliitiline ja märk.